Oleme täpsed, jah, alustame siis 12.30 oma pressikonverentsiga. Mõned kommentaarid juurde, et eelkõige siis tervitame teid kõiki Narva-Jõesuu linnavalitsuses. Täna siis räägime peaasjalikult pressile haldusjärelevalve, käesoleva aasta juuni alguses HTM-i poolt läbi viidud haldusjärelevalve õiendi järelmitest ja pressikonverentsi on põhjustanud peaasjalikult seik, et ühiskonnas on hakanud levima kuuldused, et Narva-Jõesuu põhikoolis on asjad sedavõrd halvad, et kooli ähvardab sulgemine. Ja veel üks täpsustus, et algselt välja kuulutatud ühine pressikonverents, kus siis haridusministeeriumi välishindamiskomisjoni või osakonna, inimesed oleksid pidanud istuma koos meiega siin laua taga, ei toimu. Lihtsalt põhjusel, et haridusministeeriumis on omad protseduuri reeglid, kuidas infot jagatakse, millise sisuga ja kes seda teeb. Et kokkulepe on selline, et haridusministeeriumi ametnikud on küll saalis, aga nad ei anna kommentaare. Nii et kõik küsimused, vastused on siis, ma loodan, et me suudame anda linnavalitsuse poolt kõiki ammendavaid vastused. Nii et see oli täpsustus ja sissejuhatus siis järgnevale. Nii et veel kord tere tulemast. Hetk aega tagasi meil lõppes selle järelevalve tulemuste tutvustamise koosolek, kus haridusministeeriumi esindajad on väga detailselt põhimõtteliselt punktide kaupa rääkinud nendest märkustest või ettekirjutustest, mis on selles aktis toodud. Ja iseenesest järelevalveakt on tõepoolest circa 29 lehte kokku, aga vaatamata sellele need argumendid või märkused, mis on seal toodud, nad on küll meile täitmiseks kohustuslikud. Ühest küljest, teisest küljest seal ei ole midagi sellist, mis oleks meile kui koolipiidele ülekriitiline ja need tähtajad on selles mõttes meie jaoks saavutavad ja detailsemalt nendest tähtaegadest ja märkustest räägib koolidirektor, ma annaks talle sõna edasi. Nii, jah. Aitäh, et soovime siin neid vandenõuteooriaid veidi hajutada. Tähendab, ma saan aru, et ühiskonnas on, ma ei ole küll koolidirektor, ma võtsin praegu ei olnud sõna meelevaldselt üle, et ühiskonnas on hakanud levima mingil põhjusel selline turbulents, et midagi on ikka väga halvasti ja kool pannakse kinni ja et kas on nüüd põhjus sellisest poliitilisest ristiretkest või on põhjus millegis muus, raske öelda, ei olegi täna see koht, kus me peaksime hakkama spekulatsioonidele kuidagi maad andma, et räägime pigem sellest haldusaktist, ettekirjutustest, selle sisust. Tähendab, ettekirjutus on tegelikult kõigile avalikult kättesaadav, kes vähegi viitsib lugeda HTM-i koduleheküljel on nad täitsa saadaval. Need on aastast 2016 avalikustatud, seal ei ole midagi salajast, ei ole mingit vandenõud, nii et tegemist on täitsa tavalise rutiinse kontrolliga, millest me loodetavasti väljudes oleme tublimad ja toimekamad kui sellesse järelevalve toimikusse sisenedes. Et jah, ajalised raamid on pingelised, kuna järelevalve toimus 4.–5. juunil, akt ja õiend tulid teatava protseduure järgides mõningase viibimisega, nii et meie saame jätta majja alles 29. juuni. Tähtajad olid hästi lühikesed ja on hästi lühikesed, nii et aga selle vaatamata nad on täitsa jõukohased, nii et jällegi siis koolidirektor Ivar Kuljärvi. Jah, et nagu sai öeldud, et õppeaasta vahetus lõpus siis toimus see järelevalve ja sestap siis õppeaasta lõpule järgneb loomulikult suvine koolivaheaeg,
mis siis on ju päris pikk, õpetaja puhkus on 56 päeva ja selle lõikab siis ju nende ettekirjutuste täitmise tähtajast siis miinus 56 päeva, nii et sestap siis jääb aega vähe nende ettekirjutuste täitmiseks ja kooli juhtkond siis väljus oma tavapuhkuselt siis 10 päeva varem, et siis jõuda kõikide ettekirjutustega need täita. Kui nüüd võtta numbrite keeli rääkida, siis koolipidajale, no see tähendab ikkagi koolile tegelikult tehti 14 ettekirjutust, millest siis suvel sai täidetud juba 3 ja 6 ettekirjutust tuleb täita 1. septembriks. 6 number võib-olla kõlab palju, aga tegelikult on juttu sellest, et kooli üldplaan tuleb valmis saada õppeaasta alguseks, mis on selline rutiinne dokument, mida kõik koolid ja kõik selleks ajaks peavad tegema. Kooli päevakava peab valmis olema 1. septembriks, mis on ka rutiinne dokument ja mida nagunii kõik koolid ja selleks ajaks peavad tegema. Samuti oli ettekirjutuses kooli vastuvõtu tingimused ja kord, mis ei ole, mis on haridus, ma nüüd ei mäleta, mis seadusest on, igal juhul ta on kas ministri määrusena on täiesti kenasti selgeks kirjutatud, nii et sealt on võimalik teda koolile vajalikuna kohaldada. Ja see dokument on ka siis samuti 1. septembriks vaja teha. Räägime ka õpetajatest. Õpetajate kvalifikatsioon numbriliselt umbes 1/3 ei ole praeguse normidega kooskõlas, aga mulle teadaolevalt on vähemalt 2 õpetajat leidnud üles oma nii-öelda haridusdokumendid, mis siis tõestavad nende vastavust, ütlen, et vähemalt 2, võib-olla neid ka on rohkem, mis tõestavad nende vastavust sellele oma antavatele tundidele. Ja meil on tõesti siis jääb 2 õpetajat tegelikult, kellel ei ole magistrikraadi ja keda niimoodi lühiajaliselt järjele ja vastavaks tunnistada ei saa. Ega siin ei jäägi midagi muud, kui siis, kui on konkursid, mis on välja kuulutatud juba, nende konkursside tulemusena vaadata, kas on laekunud sinna vastava kvalifikatsiooniga õpetajakandidaate ja kui on, siis tuleb kaaluda nende töölevõtmist, aga kui ei ole, siis tuleb sõlmida nende õpetajatega tähtajaline tööleping, mis siis vastabki nendele, mis vastabki seadusele. Nii teevad ju kõik, sest me teame, et õpetajate leidmisega mitte ainult meil Ida-Virumaa, vaid ka üle Eesti ei ole kõige lihtsam see koolidirektori töö osa. Et neid õpetajaid lihtsalt ei ole piisaval määral. Puudutas ka see järelevalve ettekirjutused tugipersonali, need on siis eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi, et seda teenust siis loomulikult tegime ka konkursi nendele
nendele ametitele koolis ja laekus siis 7 eripedagoogi avaldust koos siis CV-dega, millest tuleb tunnistada, et ainult üks oli vastav ja kellega me asume läbirääkimistesse. Aga see ei tähenda, et me nüüd nii-öelda viskame püssi põõsasse, eks me siis otsime edasi sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi, võib-olla leiame seda ka isegi oma linnast. Õpetajate üks ettekirjutuse teema oli ka hariduslike erivajadustega laste õpetamine ja tõsi ta on, et meie õpetajad, kes tegelesid nende hariduslike erivajaduste õpilaste õpetamisega, ei omanud vastavat, osa neist ei omanud vastavat pädevust, formaalset pädevust. Ja sestap siis me alustame läbirääkimist Narva kolledžiga. See on kahjuks süvenev trend, nende õpilaste hulga suurenemine, et me suuname terve rea oma õpetajaid siis sellele koolitusele, mis siis on vastava arv tunde, vastava kvalifikatsiooniga õppejõud, et siis valmistada ette meie kooli õpetajad tööks siis hariduslike erivajadustega õpetajateks. No mis ei tähenda, et seda tööd ei tehtud siiamaani, aga kui on nõutud teatav kvalifikatsioon, teatud koolitustundide läbimine, siis ta on nõutud ja põhimõtteliselt tuleb seda täita. Nii et seda me teeme. Edasi kuni need ettekirjutused olid siis, puudutasid kuni 1. detsembrit ja sinna siis jäi 5 ettekirjutust, millest põhimõtteliselt mahukam oma töölt, mahukam on õppekava korrastamine ja siin on meie oli erinev arvamus. Meil oli erinev arvamus ja ministeeriumi töötajatel oli erinev arvamus ja erinevus seisnes selles, et meie arvasime, et õpetajate ainekava, kes õpetavad meil eesti keeles ja nende ainekava on siis eesti keeles ja need õpetajad, keda siis on hästi natukene 52%, on natuke üle poole, et neid aineid, mida õpetatakse vene keeles, et need ainekavad võiksid olla vene keeles. Sestap, et kui meie loogika lähtus sellest, et kui on ainekava, siis kelle jaoks on ainekava? Ainekava on loomulikult õpetaja jaoks, kes siis on venekeelne. Siis on õpilase jaoks, kes siis on venekeelne ja on ka lapsevanema jaoks, kes siis on jälle venekeelne. Nii et lähtudes sellest loogikast meil need ainekavad, mida õpetati vene keeles, olid venekeelsed. Mis siin vaielda, kui öeldakse, et nad peaksid olema eesti keeles, siis tuleb nad tõlkida ja ühtesi ka siis korrastada, kaasajastada eesti keelde ja meie tähtaeg oli 1. november, usutavasti, ma võin kindla lubaduse siin anda sellises avalikus ruumis, et see asi saab korda. Teised punktid olid sellise väiksema mahuga, oli vaja kohendada õppenõukogu protokolle, mis siis on mingid osad, näiteks kui on õppenõukogu otsus, siis peaks olema tal ka seaduslik alus, siis millise punkti või paragrahvi alusel ta on vastu võetud kõikidel otsustel, et jah, möönan seda
seda meil kõigil ei olnud, aga seda ei ole ju ka keeruline siis juurde lisada. Sisehindamise korra kohta olid mõtted siis, kuidas seda saaks paremini sisehindamise kord, et kuidas seda saaks paremini teha, täiesti teostatav asi, sest sisehindamise kord on meil ju endal olemas. Samuti kodukord, kodukorda tuleb üldse aeg-ajalt teatava intervalliga vaadata, sest aeg meie ümber ju muutub. Noh, me ju teame siin, et see alates kevadest on hoopis teistmoodi situatsioon kui varem. Nii et seal teatud punktide juurde lisamisega ja täpsustamisega peavad kõik koolid, põhimõtteliselt kõik koolid tegema. See oli ka ministeeriumi poolt saadetud kas kõikidele, kui ma õigesti nüüd aru sain, koolidele need kodukorra parandamise soovitused. Nii et selles suhtes me ei eristunud mitte kuidagi ka teistest koolidest. Nii et tegemist on suhteliselt rutiinsete küsimustega ja sisulisi etteheiteid. Noh, kui niimoodi võiks võtta, siis neid oli suhteliselt vähe, kui ma võtame näiteks meie kooli koduleheküljel on väljas 21 normdokumenti, nendest paar-kolm vast siis olid need, mis siis langesid teatud suuremas või vähemas osas kriitika alla ja kontrollijad rõhutasid seda printsiipi, et kui on juba dokumendis üks lause vale, siis kogu dokument põhimõtteliselt ei vasta. Nii et selle järgi siis võttes meie kooli dokumentatsioon ja asjaajamine toimub eesti keeles ja toimub siiski valdavalt korrektselt. Mulle tundub, et sissejuhatuseks on minu kõik. Nii nagu pressikonverentsi alguses sai öeldud, haldusjärelevalve akt on meie käes, kõik need ettekirjutused, mis on seal toodud, on meile täitmiseks kohustuslikud, aga nii nagu ma juba ükskord ütlesin, midagi ülekriitiliselt seal kindlasti pole. Ja samas mul on veidi kahju, et tõepoolest tavaline haldusprotseduur on lõpunud sellega, et meediaalikates ja erinevates sotsiaalvõrgustikutes hakkasid tekkima erinevad artiklid selle kohta, et kool pannakse kinni või ka sellest, et koolituslooga on meil üsna kehvad lood ja seda ei pikendata. Need jutud kindlasti tõele ei vasta ja ma enda poolt soovin veel lisada, et mulle tundub, et kool ei ole ikkagi see koht, kus on mõistlik erinevate poliitiliste intriigidega üldse tegeleda. Ja kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastame. Если у кого-то есть вопросы, вы можете спрашивать также на русском языке. Мы ответим с удовольствием. Ma täpsustav küsimus, Jüri Nikolaev, Rahvusringhääling. Palju teil õpetajaid see üldse on? Mitu õpetajat töötab Narva-Jõesuu koolis? Narva-Jõesuu koolis töötab 19 õpetajat. Mul on küsimus Kalda Põhjarannik. Joel Kurjavin ütles siin, et kui ma sain õigesti aru, et 48% õppetööst toimub eesti keeles. Samas me lugesime sellest haldusjärelevalve aktist, et Narva-Jõesuu kool on üks nõrgemaid eesti keele oskuse tasemest õpilaste seas. Et mismoodi need õpilased siis õpivad pooleid aineid eesti keeles, kui nad eesti keelt ei oska? See on väga hea küsimus ja ma vastan suurima hea meelega teile küsimusele. Lugu on niimoodi, et ma pean minema natuke isiklikuks.
et kui mina tulin Narva-Jõesuu kooli direktoriks, siis hoolimata kooli tublidusest oli valdavalt õppetöö toimus vene keeles ja eesti keele oskus oli kesine. Ja esimeseks ülesandeks pidasin seda hakata parandama. Ja valisime välja siis koostöös kooli kollektiivi ja juhtkonnaga sellise tee, et me alustasime alates esimesest klassist osaliselt eestikeelse õppe läbiviimisega. Sel ajal siis, ma ei mäleta praegu peast, aga ka mingisugune üle 50% siis ainetest hakkas siis 13. aasta 1. septembril esimeses klassis õppima eesti keeles. Kas ma nüüd ütlesin? Ja nii ta läks siis edasi, nii et praeguse seisuga on lõpetanud 6. klass. See, kes 13. alustas, on 6. klassi lõpetanud ja siis kuni 1. kuni 6. nemad õpivadki üle poole ainet eesti keeles, nii et see 48% on kooli keskmine. Alles on nii-öelda siis, kui me sellest õppeaastast räägime, mis tuleb 7., 8., 9. klass, kes siis on valdavalt õppinud vene keeles ja sestap siis need lõpetamise lõpuklasside tulemused, see vastab tõesti tõele ja vastab siis veel tõele 3 aastat või 2 aastat, ma nüüd matemaatikas võin eksida, 3 aastat. 3 aastat veel, jah. Et siis 3 aastat veel on need eesti keele oskused kesised. Ja siis tuleb see nii-öelda tõehetk, kus me näeme 22. aastal, seda ka nüüd näppude peal pärast üle arvutama, millal siis lõpetavad need, kes praegu lähevad 7. klassi, lõpetavad põhikooli ja siis nende eesti keele oskus või eesti keele nagu eksami tulemused on siis eeldatavasti sellisel tasemel, mis neil lubab selgelt edasi õppida siis nii-öelda ausalt, sirgelt ja selgelt keskkoolis ja siis ka näiteks eestikeelses kutsehariduses, mida nad siis iganes ka valivad. Et selline vastus ja meie lisaks põhikooli lõpetamisele viiakse läbi ka tasemetöid, mis siis on Eesti, osa nendest siis on eesti keele oskuse tasemetööd, venekeelsetele koolidele. Ja seal meie tulemused ei ole sugugi halvad, nii et mina lähenen küll sellel 22. aastal sellise tubli mõõduka optimismiga. Nii et mis lubab eeldada siis, et meie tulemused siis võib-olla, ma arvan, oleks siis ka ehk Eesti keskmisest paremad. On vastus? Eriku küsimust veel kommenteerides, et kas see käivitus või kas see käivitas selle välishindamise protseduuri, et kas siin on see punane joon, kus nagu haridusministeeriumil läksid tuleb põlema ja miks tekkis see vajadus kooli niinimetatud inspekteerida. Et võimalik vastus on selles, jah. Olgu, et see haldusjärelevalve hõlmab kõiki kooli korralduslikke aspekte, nii dokumentatsiooni kui õpitulemusi, kui kooli üleüldist sisekliimat. Ma ei mõtle praegu, kas on konditsioneeritud õhk või mitte, aga milline on, ütleme, et see meelsus koolis või
et kas õpilastel on hea seal olla, siis sellele küsimusele ma saan vastata ja see on ka leidnud selles järelevalve õiendis kajastust, et koolis üldiselt õpilastel meeldib käia, õpilased on rahul sellega, mida kool pakub. Ja lapsevanematel omakorda. Ja lapsevanematel samamoodi, jah. Et hoolekogus esindatud lapsevanemad on vägagi koolieluga rahul ja see oli ka vist üks medaliste, jah. Jevgeni vist oli Schmidt, kes sai 9. klassi lõpetatud viitega, jah. Nii et tema ema on hoolekogus ja vägagi rahul sellega, mida kool pakub. Nii et tegelikult oleme ausad, ega kool on haridustemplina, ega ta ei tao õpilastele pähe teadmisi, ta pakub võimalusi. Ja kui palju iga laps sellest osa soovib saada, see on täpselt iga lapse enda hinnata ja me ei saa siin selles mõttes lapse sellest rampida, oleme ausad. Põhikool on koht, kus laps õpib sotsialiseeruma. Akadeemilised teadmised tulevad hiljem, et kool peab looma selle baasi, et õppida on meeldiv. Kui tohib, ma täiendan, kui tohib. Jah, tohib. Et koolis viiakse läbi 6. aastat rahulolu küsitlus õpilaste kui ka lastevanemate seas. Ja me jälgime väga tähelepanelikult neid tulemusi. Me vaatame, me hoolitseme selle eest, et see oleks nagu esinduslik, et ei oleks liiga vähe neid vastajaid. Ma just puudutame lapsevanemaid, sellepärast, et lastelt me saame need küsimused esitatud ja saame ka vastused ja rahulolu tase on tõesti päris kõrge, seda tõendasid ka omakorda meie järelevalvajad, lugupeetud oma peetud intervjuude põhjal nii õpilaste kui lastevanemate kui hoolekogu liikmetega ja seda oli meeldiv kuulda, et seda tõsteti esile kui mitte väga tihti ette tulevat asja kogu nende järelevalvamiste, mis siis teistes koolides on. Et seda oli täna tegi südame soojaks ja kui ma tohin rääkida sellest, mis enne toimus, ma ei tea, ikka tohin. Aga palju õpilasi on koolis? Õpilasi koolis on niimoodi, see on nüüd jälle pikem vastus, hea küsimus. Õpilasi koolis on meil 135, aga see on tegelikult vale vastus. Sest meil on ju niimoodi, et sellest siis lõpetas kevadel lõpetas siis 15, nii et hetkel on nimekirjas 120 ja sinna siis nüüd ju lisanduvad need, kes tulevad esimesse klassi, nii et siis vastus on ikkagi niimoodi 2 numbriga. Ja reeglina meil on vist niimoodi, et ka õppeaasta jooksul tulevad veel juurde. Iga aasta meil nende. Õppeaasta jooksul Narvast tuleb, nüüd ma võin, suurusjärk on igal juhul 10-15 õpilast lisandub Narvast meie kooli just nimelt 2. ja 3. kooliastmesse, mitte esimesse, 2. ja 3. kooliastmesse tuleb neid juurde. Ja mis, ega need numbrid võib-olla äkki teile midagi palju selles suhtes ei ütle, et ta nagu, kuigi me oleme linn, siis nii-öelda tinglikult maakoolina, me oleme iseenesest ju tubli numbri õpilaste arvuga, aga meie see õpilaste arv on püsinud praktiliselt stabiilne, kui me olime kunagi 3-4 aastat tagasi veel keskkool, siis oli ju meil 12 klassi ja siis oli meil 145 õpilast. Ma ei mäleta, et see viimase 6 aasta jooksul oleks 150 olnud, siis see number, et püsida õpilaste arvult sama, siis peab hästi tublit tööd tegema, arvestades seda tendentsi, mis ju igal pool on, et õpilaste arv langeb. Meil ta on praktiliselt sama püsinud viimastel aastatel või viimasel aastakümnel.
jah, tänu naaber omavalitsustele, nii et meil on kuskil kolmandas koolis tuleb väljaspoolt. Nii et see trend on tekitanud sellised üllatusmomenti ka teistes uurimustes. Meil on hetkel käsil ka teostatavast tasuvusanalüüsi käsitlus Cumuluse poolt ja Cumulus on samamoodi vägagi üllatunud, et kuidas omavalitsus on suutnud läbi aastate kusjuures meelitada väljaspoolt oma omavalitsust lapsi. Ja see on mõlemas koolis selline väga iseloomulik seik nii Sinimäel kui Narva-Jõesuu koolis. Nii, veel palun. Kas teil on veel küsimusi? Kui tohi, ma küsin veel kord, et ma sain siin esinejate jutust aru, et see haldusjärelevalve akt, lõppdokument kätkeb endas paljuski selliseid momente, mis on nagu sellised rutiinsed või formaalsed. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult koolipidajale ei olnudki selles midagi sellist üllatavat või ebameeldivat, et ehmatavat? Midagi ehmatavat kindlasti ei olnud, sest me oleme ka selle järelevalve käigus haridusministeeriumi esindajatega kohtunud ja enne lõpliku akti väljastamist me suhtlesime nendega mitu korda ja midagi ehmatavat seal kindlasti ei olnud ja mina linnavalitsuse poolt soovin lausa tänada neid selle akti eest, sest me läbi selle akti saime näha mõned nii-öelda nõrgad kohad ja saime aru, et meil on ka arenguruumi, eks ole. Nii et veel kord ütlen, et midagi ülekriitilist seal küll ei ole. Kas ma täpsustan veel, kas see akt võib mõjutada kaude ka Narva-Jõesuu teist põhikooli, Sinimäe põhikooli, et ärgitada nagu järelevalvet seal, kuidas see on edasi? Ma võib-olla vastan, et see haldusjärelevalve õiend kui selline raamdokument, esiteks ta koosneb kirjeldavast osast, analüütilisest osast, soovitustest ja ettekirjutustest. Nagu iga järelevalve õiend, põhimõtteliselt omades ka selliseid implitsiitseid selliseid volinorme või volitusnorme sanktsioonide näol. Et sellest mõttes võib-olla siit läks lappama info selle kohta, et kool võidakse kinni panna. Loomulikult mis iganes täitmata punkt võib tegelikult sellise olukorra tekitada. Nüüd vastuseks sellele küsimusele, et kas see kuidagi tingib, ma võib-olla siis teistmoodi väljendan, et kas sellest võib tekkida järgmine järelevalve järgmises õppeasutuses? Ei, pigem mitte. Et omavalitsus kindlasti ei saa siin kuidagi moodi haridusministeeriumit kohustada nüüd tee nagu teises koolis. Et pigem me saame siit kasuliku kogemuse osaliseks, et me saame neid asju tegelikult teises koolis hakata juba eos esiteks tähelepanu pöörama ja ka asju lahendama. Et siin ei ole, et me ei pea ootama selleks sellist välist survet, et nüüd teeme asjad nii. Et ei, seda kindlasti mitte. Seda mõtlesingi, et kas omavalitsus nüüd ise hakkab kontrollida. Jah, see on vastus. See ongi eesmärk, jah. Meil sai juba kokkuleppinud ka teise kooli direktoriga, et kõik need puudused, mis olid läbi selle järelevalve akti tuvastatud, me pigem kõrvaldame neid siin Narva-Jõesuu koolis ja samal ajal tegeleme ka kõikide vajalike dokumentidega Sinimäe koolis. Et mõlemas koolis kõik dokumendid oleksid kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Et ma juba eelnevalt ütlesin, et me siseneme või me väljume sellest haldusjärelevalvest tugevamana mõlema kooli osas, kui me sisenesime sellesse. Nii et kindlasti me saame protsessi ühtlustada, kindlasti me saame asju võrrelda. Ma arvan, et ka tegelikult koolide vahel on siin jällegi koht, kus võib-olla koostööd tõhustada ja omavahel rohkem suhelda, lävida.
Joel on nüüd ühe kogemuse võrra rikkam, olgu, et noh, ta tõenäoliselt oma ametialase karjääri jooksul on selliseid järelevalveid tõenäoliselt ennegi kogenud. Aga meie teise kooli osas on see kogemus üsna uus, et meil on ka koolijuht, kes on nüüd napilt aasta meil ametis olnud, nii et jah. Aga noh, jällegi Sinimäe kooli puhul tegemist on jällegi väikse tubli kooliga, küll paar aastat tagasi olnud ka tugevas sellises turbulentsis jah, kas siis poliitilises või siis sellises kogukondlikus teineteise mittemõistmise turbulentsis, et olukord on tänaseks rahunenud, kogukond on kooli, ma loodan, et omaks võtnud. Me saame minna sellises töörahu õhkkonnas ka selle kooliga ütleme siis töökorralduslikult sisukamaks. Te olete korduvalt siin maininud poliitilisi mingisuguse põhjuse taga. Kas te tahate täpsustada? Mida te sellega mõtlete? Nimesid nimetamata, jah, minuni on jõudnud info poliitilistest tahteavaldustest, küll erakorraline volikogu istung kokku kutsuda, küll on mulle teadaolevalt fraktsiooni nõupidamisi siin-seal peetud just eesmärgiga, kas siis nagu öelda hagu alla visata teemal, et asjad on kuidagi väga halvad, et tundub, et nagu kas siis on mõne poliitilise tegelase isiklik poliitiline agenda, mille ümber siis vahutada, või on selline üleüldine soov ohvri altarile mõni utekene tuua, noh, Joel küll enne utekese moodi välja, aga noh, tundub, et selline kohalike omavalitsuste valimiste eelne poliitaasta on alanud selle avalöögiga. Tundub nii. Aga jah, siin on juba paaril korral täna läbi kõlanud, et ma ei pea ka heaks tooniks, kui kool ja koolielu ja kooli toimimisega seonduv tuuakse kuidagi poliitilise sellise kakluse areeniks. See ei ole kindlasti see koht, see kõnetab väga palju inimesi. Seda enam, et teatud inimestele oli info edasi jagatud ja kõik oli väga detailselt lahti seletatud ja vaatamata sellele meediaallikates hakkasid järsku tekkima need uued artiklid ja nende artiklite sisu või niisugune toon oli selline, et kool pannakse kinni. Noh, ma võin paralleeli tuua, et homme me võime välja tulla sellise artikliga, et linnalt võetakse kõik rahad ära, mis on erinevate projektidega seotud. Loomulikult võetakse ära juhul, kui linn ei hakka nende projektidega üldse tegelema, eks ole. Noh, seal olime saamegi teatud tähtajad ja nende ettekirjutustega, mis on selles aktis toodud. No, ettekirjutused ongi selleks, et neid ära täita ja kogu lugu. Ei midagi muud. Kui meelevaldne paralleel tuua meditsiinimaailmast, et kui sul hammas valutab, siis tähendab, et kohe välja tõmmatakse, saad algul püüad ikka seda kuidagi parandada. Et see ei ole nii üksüheselt, et nüüd saame ettekirjutused, see tähendabki ühe haridussuuna lõppu omavalitsus, seda kindlasti mitte. Et nii palju võib-olla veel kommentaariks, et selliseid temaatilisi hindamisi on varemalt läbi viinud maakond, Ida-Viru maakond ja mulle teadaolevalt on viimane temaatiline hindamine toimunud näiteks Sinimäe koolis aastal 2012. Minu ajalooline mälu väga kaugele ei ulatu selles omavalitsuses, aga selline õiend on mul olemas kirjalikult. Ja noh, võrreldes kas või seda mahuprotsenti, kui ühel juhul oli tegemist seal, ütleme, et napilt 10-lehelise olukorra kirjeldusega, siis teisel juhul on 30 lehte. Noh, see 30 leht oli seal ülemine veerandik, aga siiski 30 lehte. Nii et suur tänu Haridusministeeriumi välishindamiskomisjoni spetsialistidele, kes on teinud väga tõhusat tööd. Ja suur tänu Erodiga väga konstruktiivse koostöö eest.
aga miks oli täna välja kuulutatud pressikonverents, see oli siis pakutud võimalusena mitte esitada nagu moonutatud või siis meelevaldselt tõlgendatud artiklit, aga pakkuda ühetabast informatsiooni kõigile. Et oleks võimalik siis nagu, et ka mingisugune objektiivsus, et võib-olla Eeriku poolt üles tõstatud küsimus, võib-olla näiteks Jüri Nikolaev ei olekski osanud küsida, aga sai nüüd selle kogemuse võrra targemaks ja hops, paneb ka oma kajastusse asja kirja. Nii et selles mõttes see võimalik on kõigil. Kas Sinimäe koolis on õpetajaid, kes üldse õpetada tohiks? Jah, see on jälle hea küsimus ja tegelikult haridusega kokku puutunud või kokku puutuvaid inimesi kõnetab see küsimus vägagi. See puudutab laiemalt Eesti koolivõrku. Võib-olla mõni teie hulgas on tähele pannud, et kuidas nii, et iga kooliaasta lõpul on mingil põhjusel plahvatuslikult tekib kuulutusi koolides, kõik otsivad kõike. Ja siis kuidagi see olukord vaibub seal augusti lõpuks, kõik on kõik leidnud. See olukord kirjeldabki laialdasemat olukorda hariduses, kui õpetaja ei vasta, ütleme, nendele kutse nõuetele, tal ei ole õpetaja kutset, siis sõlmitakse paraku lühiajalist tööleping, ehk siis 9 õppeaastaks. Nii et ma ei vasta numbriliselt, et Tarmo on siin, nii palju kui mulle on teada, on meil hetkel täismaja. Õpetaja kohad peaks olema valdavas enamuses täidetud. Aga mis puudutab nüüd nende kutse vastavust, siis Tarmo annab sellele kommentaari. Et Sinimäe koolijuht istub meil ka seal tagareas. Et kui see nüüd ajakirjandust. Nii et meie läheme uuel õppeaastale vastu teadmisega, et meil on õpetajad komplekteeritud, vähemalt selleks õppeaastaks. Loomulikult paljudel õpetajatel tuleb teha tööd, et oma kutseoskust siis tõendada või siis kuidagi kinnitada, need tähtajad on olemas, õpetajad ise on sellest teadlikud. Mõnel juhul on kuskil kapinurka vedelema jäänud hinnete leht selleks tõenduspõhiseks materjaliks, et õpetaja saab olla õpetaja. Et kui varem oli sul ainult diplom, aga hinnete puudus, siis see automaatselt sind nagu kuidagi viis sellest listist nagu välja. Nii et Joel siin ütles, et 2 õpetajat on sellised hinnete lehed endale leidnud. Vähemalt 2, nii et me loodame, et rohkem. Aga jah, see on üleüldine probleem, et õpetajad liiguvad. Õpetajad liiguvad erinevatel põhjustel, perekondlikel põhjustel, hariduslikel põhjustel, kes on väsinud, kes vastupidi siseneb õpetaja elukutsesse ja leiab selle meeldiv olevat. Nii et miks mitte jah, et on täitsa erinevaid situatsioone. Ma ei tea, kas ma vastasin Jüri sulle sinu küsimusele? Nii on küll jah. Mis näeb põhjalt vastastada. Aga kui rohkem küsimusi teil ei ole, siis ma tänan teid kõiki, et täna siia tulite. Haridusministeeriumi esindajad, pressi esindajad, volikogu liikmed, kogukonna esindajad. Veel kord ütlen, et selles aktis toodud ettekirjutustega me saame kindlasti hakkama ja vajalikuks tähtajaks. Спасибо еще раз большое всем, кто смог сегодня присутствовать на пресс-конференции. Представители Министерства образования, представители прессы, депутатского корпуса, общественности. Спасибо. Nii et Mark Twaini parafraseerides, et kuuldused kooli surmast on ilmselgelt liialdatud.